Traditsiooniline meedia on läbimas sügavaid ja kiireid muutusi, muutes selle meie jaoks, teatud vanuses inimeste jaoks, äratundmatuks. Suur osa juudi meediast lohistatakse selles protsessis kaasa, eelarvekärbete ja väheneva lugejaskonnaga, vähemalt nendes kohtades, kus kõik olid harjunud vaatama. Kuidas kohaneb Ameerika juudi meedia mitte ainult laiemas maailmas toimuvate muutustega, vaid ka Ameerika Ühendriikide juudi kogukondade sisemiste muutustega? Räägime sel nädalal saates American View Ameerika juudi pressiassotsiatsiooni presidendi Amy Edeniga. Amy Eden, aitäh, et meiega liitusite. Te ei ole mitte ainult Ameerika juudi pressiassotsiatsiooni president, vaid ka 70 Faces Media tegevjuht ja peatoimetaja, mis annab välja tuntud väljaandeid nagu Jewish Telegraphic Agency ja New York Jewish Week. Me hindame väga, et leidsite aega meiega liituda ning meil on nii palju rääkida, sest Ameerika juudi meedias toimub praegu väga ebakindlal ajal palju muutusi. Andke meile ülevaade Ameerika juudi meedia hetkeseisust ja sellest, millises seisus see praegu on. Jah, ma ei tahaks kohe vaidlema hakata, aga ma natuke vaidlen vastu sellele ebakindlale. See sõltub, sest siin on tegu justkui kahe täiesti erineva maailmaga. Riiklikul tasandil oleme, ma ütleksin, väga pikaajalises renessansis. Kui vaadata tagasi 15 aasta taha, tead, kui sa vaatad asju, mis praegu olemas on, aga mida varem ei olnud. Tablet Magazine, Times of Israel, tead, palju, 70 Faces Media väljaandeid, Hey Alma, Kafar ja tead, vasakul on Jewish Currents. See on taaselustunud. The Forward on oma digitaalse tegevuse üles ehitanud. Tead, on palju näiteid meediast, mis on kas vana, aastakümneid või isegi sajandivanune nagu JTA Moment Magazine. Teised sellised väljaanded uuendavad ja värskendavad end. Või siis on uued tegijad, kes teevad tõeliselt põnevaid ja huvitavaid asju kogu poliitilises ja usulises spektris. Ja see läheb väga hästi ja samal ajal on sul ka tead sisuloojate ring, tead mõjutajad, taskuhäälingu tegijad, Substacki kirjutajad. Selles keskkonnas ei ole puudust juudi teemadele keskenduvaid hääli. Ma arvan, et koht, kus on palju valupunkte ja palju väljakutseid, on juudi meedia jaoks just kohalikul tasandil. Ja me võime rääkida, miks see nii on, aga minu arvates on suur erinevus üleriigilise ja rahvusvahelise juudi meedia elujõulisuse ning selle vahel, mis toimub kohalikul tasandil. Ei, ma ei pidanud silmas Ameerika meedia ebakindlust. Ma mõtlesin Ameerika juudi kogukonda. Pärast 7. oktoobrit tundub olukord nii pingeline. Ja taad selles mõttes muutis 7. oktoober Ameerika juudi kogukonna jaoks kõike. Ma olen kindel, et Ameerika juudi meedia polnud erand. Ma mõtlen, kas sa tunned lisasurvet kajastada teatud teemasid üht või teistmoodi? Ma mõtlen, kuidas mõjutab 7. oktoobri järgse maailma olukord Ameerika juudi meedia kajastust? Jah, ma arvan, et tegelikult juba aastatel, aga isegi aastakümnetel enne 7. oktoobrit oli juudi meedia mitmel erineval moel muutunud. Ja see kehtib kindlasti ka 70 Faces Media puhul. Ma arvan, et me nägime oma rolli mitte ainult uudiste ja teabe edastamises, vaid tõesti selles, kuidas aidata inimestel leida viise, kuidas oma juudi identiteediga sidet leida. Viisil, mis võib-olla läks kaugemale pelgalt uudiste edastamisest. Ja ma arvan, et see, mis tõesti muutus pärast 7. oktoobrit, ei olnud ainult see, et inimesed hakkasid uudiste järele rohkem janunema, vaid põhjus, miks nad muutusid näljasemaks, oli see, et uudistes toimuv mõjutas nende juudi identiteeti. Kui sa saad aru, mida ma mõtlen, siis asi ei ole selles, et nad hoolisid rohkem oma juudi identiteedist ja nüüd hoolivad nad uudistest. Asi on selles, et need asjad, mis panevad nende juudi identiteedi ohtu või surve alla, on seotud uudiste põhiloedega. Ja ma arvan, et see on tõesti viinud, ütleksin, suurema keskendumiseni ning energia ja ressursside suunamiseni tõsiste uudiste kajastamisse, arvamustesse ja uudistega seotud seisukohtadesse. Ja see ongi see tõeline, see ongi suur muutus, ma arvan, pärast 7. oktoobrit. Ja ilmselgelt see ongi tegemises. Uudiste kajastamine on olnud väga keeruline, sest nii laiemas ühiskonnas, meediamaastikul kui ka juudi kogukonnas on palju eeldusi, mida on hakatud vaidlustama ja proovile panema. Tead, kus
ja palju lõhesid, ning mitte ainult lõhesid, vaid ka väga erinevaid reaalsustaju. Ja tead, selles orienteerumine on tõesti raske, eriti kui oled meediaväljaanne. Ma arvan, et paljud juudi meediaväljaanded püüavad endiselt kogukonda laiemas mõttes teenida, aga sellest võime kindlasti rääkida. Jah, muidugi. Ma mõtlen, et Ameerika juudi meedia ei ole ühtne tervik. Tead, on suured üleriigilised ajalehed. On ajalehed, mis on suunatud konkreetsetele kogukondadele. On väiksemad piirkondlikud ajalehed. Tead, mina kasvasin üles Kirde Philadelphias. Jewish Exponent toodi mulle igal nädalal ukse taha. Nüüd pead sa sisse logima ja juba mõne nädala eest tuli oma andmed sisestada. Ma mõtlen, kogu lähenemine on muutunud. See on omamoodi seotud laiemat meediamaastiku mõjutavate muutustega või on midagi just Ameerika juudi meediale omast, millega oled pidanud kohanema? Ei, ma arvan, et paljud samad survefaktorid on töös. Ja ma mainin lihtsalt, et ma olen samuti Philadelphiast pärit. Ja minu esimene töökoht oli Jewish Exponenti uudiste toimetajana. Ja tead, tol ajal võisid suurimad numbrid olla 96 kuni 120 lehekülge enne Rosh Hashanah ja Pesachi. Ja tead, suvekuudel, kui ajaleht oli õhem, võis see olla 48 lehekülge, eks? Ja nüüd oleks 48 leheküljeline ajaleht juba suurepärane. Nii et ma arvan, et see ongi nii. Ja ma arvan, et need trendid on paralleelsed. Selles mõttes, tavaline meedia ja juudi meedia, mis on kohalik meedia igal pool, on tohutu surve all. Ja ma arvan, et on palju edukaid üleriigilisi meediaväljaandeid, uusi meediakanaleid, vanu meediakanaleid, mis on end täielikult ümber kujundanud, nagu näiteks New York Times. Ükskõik, mida sa sellest poliitiliselt arvad, see, kus see on majandusliku mudelina, digitaalse mudelina, võrreldes 15-20 aasta taguse ajaga, on täielik kannapööre. Ja ma arvan, et sa näed seda. Riiklikul tasandil on palju selliseid lugusid. Ja ilmselgelt ka üksikud loojad ning riiklikus meedias, tead küll, paljud neist õitsevad samuti. Aga kui sa lähed kohalikule tasandile, on seal palju sama tüüpi olukordi. Ja väljakutsed on samad. Ja lõpuks taandub see kõigele sellele. Mõned tegurid on sellised. Tead küll, et sul oli majandusmudel, mis põhines teatud tüüpi reklaamil, mis on nüüdseks täielikult kadunud. Inimesed saavad nüüd minna igasugustesse nišidesse. Tead küll, näiteks The Athletic, mis pakub sulle kohalikke spordiuudiseid. See on üleriigiline väljaanne, mis annab sulle sinu kohalikud spordiuudised. Nüüd ei ole sul enam vaja Philadelphia Inquirit ega Philadelphia Daily Newsi, et saada oma kohalikke spordiuudiseid. Ja ma arvan, et kohaliku juudi meedia jaoks on see majanduslikus mõttes sarnane olukord. Ja kui nad on raskustes, siis neil ei ole nii palju ligipääsu kapitalile. Ja meie puhul tähendab see filantroopilist rahastust. Teate küll fondid, eks ole, et põhimõtteliselt aidata neil digitaalselt areneda ja tõesti investeerida ettevõttesse uutel viisidel, et toota meediat ning uuendada ja arendada oma väljaandeid. Ja osa probleemist on see, et neil ei ole osa põhjusest, miks inimesed on valmis meie peale panustama, et me seda riiklikul tasandil teeksime, on see, et meil on potentsiaal jõuda miljoniteni. Eks, kui sa oled juudi, kohalik juudi ajaleht, mis teenindab maksimaalselt 40 000 juudiga kogukonda. Sa ei suuda kunagi. See saab olema väga raske õigustada, tead, investeeringu tasuvust. Unusta raha, ma ei pea silmas ainult dollareid, vaid ma mõtlen ka inimeste arvu. Keda sa teenindad ja keda sa mõjutad, on lihtsalt definitsiooni järgi väiksem. Sul on justkui piiratud publik, samal ajal kui meie, kes tegutseme riiklikul tasandil, jõuame, meil on ulatus. Tead, me võime jõuda miljonite juutideni. Me võime mõjutada riikliku arutelu, mis mõjutab juute. Kohalikul meedial on seda lihtsalt palju raskem tõestada. Aga ma tahan lisada. Aga tegelikkus on see, et kui sa vaatad, mis maailmas toimub ja mis uudistes toimub, need kohalikud väljaanded nii üldmeedias kui ka juudi meedias on tõesti väga olulised. Kui mõelda kogukonna lagunemisele, usalduse kadumisele, dialoogi kadumisele, siis oleks väga oluline, et kohalik meedia õitseks ja täidaks oma rolli. Ja seetõttu, tead, mõnikord tahaks öelda, et okei, selle või teise asja aeg on möödas ja on aeg millekski uueks. Aga mina ei tunne nii.
Ma tõesti arvan, et parim asi juudi kogukonna jaoks on elujõuline üleriigiline meedia. Meie puhul ütleme näiteks JTA, mis varustab kohalikke ajalehti üleriigiliste ja rahvusvaheliste uudistega. Aga meil on vaja, et need kohalikud ajalehed oleksid olulised, eks? Meil on vaja, et neil oleks ressursse oma kogukonna teenimiseks, et nad saaksid täita oma senist rolli. Ja ma lisan veel ühe asja kohaliku meedia kohta. Nimelt on üle kogu riigi suur kohaliku ajakirjanduse liikumine. Et proovida saada, ma ei räägi ainult juudi kogukonnast, vaid ka väljaspool juudi kogukonda. Et saada sihtasutusi, aitama kohalikke meediaväljaandeid toetada ja elavdada. Ja kui sa lähed konverentsidele või kohtadesse, kus need inimesed kogunevad, saab see väga kiiresti selgeks, et suur osa sellest on tegelikult muutunud omamoodi vasakpoolseks meediaks. See on tõesti vasakpoolne, mitte alati ainult, aga see on vasakpoolne liberaalne vaatenurk. Ma arvan, et paljud kohalikud juudi ajalehed võtavad endiselt tõsiselt ideed, et nad on nagu kogu juudi kogukonna ühine foorum. Ma arvan, et see on tõesti üllas asi. Ja ma arvan ka, et need inimesed, kes loevad neid juudi ajalehti, kohalikke juudi ajalehti, neil on endiselt tugev usaldus ja tugev side nendega. See on nagu, aga kuidas seda laiendada? Kuidas tuua see järgmise põlvkonnani, kui ressursse napib ja nii edasi? Millised need arutelud siis on? Ma mõtlen, sul on iga-aastane Ameerika Juudi Pressiassotsiatsiooni tippkohtumine. Meedias on ka teisi konverentse. Ma mõtlen, kas te toetate üksteist? Ja kui ma ütlen teie, siis ma mõtlen, et meie I24-is oleme ka osa sellest. Kas te toetate üksteist? Kas te töötate kollektiivselt, et proovida neid probleeme lahendada? Või on see pigem igaüks enda eest ja kes suudab lõpuks purukesed kokku korjata, see teebki seda? Ma mõtlen, kus on siin väljakutses kogukonna tunne? Ja vaata, mina ja 70 Semifaces Media mängime väga konkreetset rolli. Nii et üks JTA ajaloolisi rolle oli olla uudisteagentuur rahvusvahelistele juudi ajalehtedele ja kohalikele juudi meediakanalitele. Nii et see on meie DNA-s, et aidata kõiki meie partnerlehti. Ja taas, meil on riiklikud kliendid, rahvusvahelised kliendid ja endiselt mitu tosinat kohalikku klienti. Ja me oleme neile tõelised partnerid ning näeme nende edu kui oma edu. Ja ma ütlen teile, et ilmselgelt on olemas ka teine. Teate küll, JNS on teistsugune uudisteagentuur. Neil on oma suundumus. Nad teenindavad paljusid samu kliente. Ja ma ei ütle, et seal poleks mingit rivaalitsemist, aga mina olen Ameerika Juudi Pressiassotsiatsiooni president. Karen Smilk, JNS-i toimetaja, on asepresident. Ja lõpuks, ma arvan, et kui te tuleksite sellele konverentsile, siis te näeksite põhimõtteliselt, et meile kõigile läheb juudi kogukond tõesti korda. Ja see ei ole alati populaarne. Teate, see ei tähenda, et meil kõigil oleksid samad ideed selle kohta, mis on juudi kogukonnale hea. Aga ma arvan, et me hoiame üksteisele pöialt. Ma tõesti arvan, et me toetame üksteist. Ma arvan, et me tahame, teate, et kõik erinevad sektorid õnnestuksid. Ja jällegi, ma ei ütle, et poleks rivaalitsemist, poleks pingeid aeg-ajalt või et poleks parempoolset ja vasakpoolset meediat, millel teate, mis võivad üksteist vaadata, teate küll, negative self. Aga ma arvan, et suhteliselt võttes toome me kõik siiski kaasa päris tugeva ühtekuuluvustunde. See kõlab põhimõtteliselt nagu presidentide konverents. See on selline katusorganisatsioon. Ja meil võivad olla erinevad vaatenurgad ning me võime tulla spektri igast otsast, aga me töötame kollektiivina ühise hüvangu nimel, nii öelda. Kas see on täpne iseloomustus? Ma mõtlen, et sellest on juba tükk aega möödas, kui ma presidentide konverentsi kajastasin. Nii et teate küll, ma olen kindel, et William Darroffi juhtimisel, kellel on selline meeldiv pehme lähenemine, saavad nad kõik omavahel suurepäraselt läbi. Aga näiteks minu ajal, kui ma seda kajastasin, oli seal palju tülisid, mis olid minu arvates palju teravamad kui näiteks juudi meedia mullis. Ma arvan, et see on hea. Ma arvan, et me oleme, ma arvan, et siin on palju ma arvan, et siin on palju ühiseid muresid, palju ühist pühendumust, suur valmisolek jagada häid tavasid, jagada katsetusi. Aga jällegi, see ei kehti kõigi kohta. On ilmselgelt osapooli, kes teevad pigem oma asja. Nii et see ei ole nii, et me kõik istume koos laua taga. Aga ma arvan, et siin on grupp. Ma arvan kohalike ajalehti ja mõningaid üleriigilisi, kindlasti uudisteagentuurid ja veel mõned teised, kes on omavahel palju suhtluses. Jah, me kajastame poliitikat. Ma mõtlen, see on meie igapäevane töö, mis puudutab USA ja Iisraeli suhteid.
Ja nii palju kordi mina siis, räägime sellest, kuidas Iisrael ja juudi kogukond laiemas poliitilises pildis tihti poliitiliseks mängukanniks muutuvad. Aga sageli, vähemalt siin seesmiselt, tundub see nagu paradoks, sest me räägime sellest nii palju. Kõike, mida me teeme, nähakse läbi juudi kogukonna või USA ja Iisraeli suhete prisma. Mis teeb keeruliseks kõigile teistele öelda, hei, ärge kasutage meid siin poliitilise mängukannina, kui teate küll, mõnikord teeme seda lihtsalt refleksiivselt. Lihtsalt sellepärast, kuidas me maailma näeme. Ameerika juudi ajakirjandus laiemalt. Kas sul on tunne, et ollakse teadlikud, et jah, me peame seda kajastama juudi vaatenurgast, aga samal ajal võime anda, ma ei tea, vale mulje, kui paremat sõna ei leia, et kõik peaksid ka asju nägema juudi vaatenurgast, mitte mingil muul moel. Vaata, ma arvan, et meil on oma töö teha. Ja ma arvan, et tegelikkus on see, et enamik meist, olenemata sellest, kus me poliitilisel või religioossel maastikul asume, enamasti me keskendume sellele, kuidas oma publikut teenida nii, nagu nad seda vajavad. Ja ma ei usu, et me kulutame sellele väga palju aega, olgu see siis hea või halb. Ma ei usu, et me kulutame väga palju aega mõtlemisele. Kuidas kui me teenime oma kogukonda sel viisil, nagu neil vaja on, siis sellel on kaudne mõju ka mujal. Ma ei usu, et see on tegelikult see, mis enamikku juudi meediat juhib. Ma arvan, et me mõtleme sellele, kes on meie auditoorium, mis neile korda läheb, mida nad vajavad. Ja ma ütlen, et minu arvates on kasvav hulk Ameerika juute, kes Nad ei usalda. Nad üha enam ei usalda peavoolumeediat. Kui varem oli see pigem parempoolsete tähelepanu keskmes, siis nüüd ma arvan, et on palju laiem spekter inimesi, kes ei tunne end peavoolumeedia suhtes mugavalt või ei usalda seda. Aga paljud neist samadest inimestest tahavad ikkagi tõsist ajakirjandust, juudi kogukonna, Iisraeli kohta. Teate küll, rahvusvaheliste juudi kogukondade kohta käivat ajakirjandust, mis ei karda teha tõelist ajakirjandust. Aga nad tahavad olla kindlad, et see ajakirjandus tuleb väljaannetest, mis jagavad nende väärtusi, mis jagavad teatud põhieeldusi. Et tead, et nad tunnevad, kui nad loevad rasket artiklit. See ei ole sellepärast. Tead küll, see ei ole nii, et motiiv oleks negatiivne. Tead küll, see ei ole nii. Tead küll, ja ma arvan, et see on tähtis järjest rohkematele inimestele, kui see võib-olla varem oli. Tead küll, enne 7. oktoobrit. Me räägime natuke kahanevatest vaatajatest, kahanevatest tellijatest ja vajadusest leida uusi meetodeid ja uusi teid. Ameerika juudi meedias, kust sa leiad neid uusi lugejaid, uusi kuulajaid, uusi tellijaid? Kas selleks on olemas mingi baas? Ma arvan, et üks eelis, mis meil 70 Faces Medias on üks meie tõelisi tugevusi on see, et me tegutseme mitme brändiga meediamajana. Nii et meil on mitu väljaannet. Ja kui sa nii teed, saad pöörduda erinevate sihtrühmade poole erinevate eeldustega. Tead, ma rääkisin jagatud eeldustest, aga isegi juudi kogukonna sees on ikkagi palju erinevaid vanuseid, erinevaid tundlikkusi, erinevaid teadmiste tasemeid. Nii et meil võib olla JTA. See võib teenindada pigem traditsioonilisemat, mitte tingimata usuliselt traditsioonilist, vaid lihtsalt traditsioonilisemat publikut, võib-olla natuke vanemat sihtrühma. Aga tead, sellel on omamoodi tavapärane viis juudi identiteedi, juudi kogukonna ja Iisraeli mõistmiseks. Ja siis võib meil olla bränd nagu Hei Alma, mis on loodud inimestele, tead, nende 20. ja 30. eluaastates, kes tulevad väga erinevate baaseeldustega selle kohta, mida juudi identiteet tähendab, millised küsimused neil on, millega nad maadlevad. Ja see võimaldab meil teha mõningaid erinevaid asju. Kas rahastajad leiavad seal ikka veel väärtust? Kas need, kes kirjutavad tšekke, olgu see siis föderatsioonidest või eraettevõtetest, ja ma ei räägi ainult teie enda brändidest, leiavad ikka veel väärtust? Ma räägin laiemast Ameerika juudi meediamaastikust. Kas nad leiavad seal ikka veel väärtust? Või peate te mujalt raha otsima? Kui meil oli 10 aastat tagasi 2 fondi, mis meid toetasid, teate küll, 6-kohalise summaga, siis nüüd on meil neid 8, eks? Ma arvan, et meil on neid rohkem ja kõrgemal tasemel kui varem.
ja ma arvan, et võiksite vaadata mitut teist väljaannet, kellel õnnestub samuti kõrgel tasemel raha koguda. ja vaata, me oleme samuti panustanud, oleme viimase 10 aasta jooksul pingutanud, et üles ehitada reklaamiäri, mis on sellest ajast, kui sellele tähelepanu pöörama hakkasime, 6-kordistunud. Ja ma mainisin seda. Suur osa sellest tulust tuleb sellest, et juudi mittetulundussektor näeb väärtust meie auditooriumini jõudmises. Absoluutselt. Ja siis on sul kasutajad, kes on, tead küll, annavad meile otse raha ja see kasvab. Aga tulles tagasi filantroopide juurde. Ma arvan kindlasti, et on palju üleriigilisi juudi meediaväljaandeid, mis teevad väga head tööd laiema annetajabaasi loomisel. Kas muutused Ameerika juudi kogukonnas? Ja ma mõtlen, me võime sellest rääkida, meid on tuhandeid, aga eriti just need, mis on olnud kõige murrangulisemad. Kas need soodustavad tugevama Ameerika juudi meedia kujunemist või tekitavad need hoopis takistusi selle kasvule? Milline asi? Mul jäi see, mida sa ütlesid kuulmata. Kui me räägime muutustest, mis toimuvad Ameerika juudi kogukonnas, olgu selleks siis ortodokside osakaalu kasv võrreldes ilmalikega, olgu selleks ükskõik millised tegurid, mida me regulaarselt käsitleme. Ilmselgelt on sellega seotud teatud väljakutsed, kuid lõppkokkuvõttes on põnev ja kaasahaarav näha, kuidas kogukonna erinevad segmendid arenevad. Ja tead, areneda ja muutuda ning minna uutele põnevatele radadele või silmitsi seista väljakutsetega. See tõesti on võimalus meedia vaatenurgast. See on väga põnev ja oluline, sest see teeb meid oluliseks, eks? Veelgi enam, meedia saab olla koht, mis aitab kõike koos hoida. Tead, meie missioonis räägime sellest, et oleme juudi kogukonna digitaalne sidekude. Ja see ei ole lihtsalt eneseimetuseks. Meediakanalid on koht, millel on ulatus ja paindlikkus, et jõuda inimesteni. Väga erinevad tüüpi inimesed aitavad erinevatel kogukondadel üksteist tundma õppida, üksteist paremini mõista, isegi siis, kui nad ei püüa erinevusi ja erimeelsusi vältida. Nii et mida eklektilisemaks kogukond meedia vaatenurgast muutub, jah, see toob kaasa mõningaid väiksemaid väljakutseid, kuid lõppkokkuvõttes on see. See on tohutult põnev roll, mida meil on võimalik täita tõlkimise, ühendamise ja erinevat tüüpi inimeste kokkutoomise kaudu. See on väga põnev. Meil on siin umbes 2 minutit jäänud. Ma tahan sinult küsida, mis saab edasi? Millist järgmist suurt sammu sa näed Ameerika juudi meedia osas? Järgmine suur väljakutse, järgmine suur asi põhimõtteliselt, sest sa pead alati planeerima, sa pead alati vaatama 10 sammu ette. Kui on olemas konsensus või isegi enamusarvamus, mida sa oled kuulnud, siis mis on see järgmine suur asi? Ma arvan, et riiklikul tasandil, millele me kõik mõtleme või peaksime mõtlema, on see, kas on võimalik ühendada usaldusväärse brändi eelised, mis on alati olnud selle äri põhitegevuseks. Sa tahad omada sellist meediabrändi, mida inimesed tunnevad, usaldavad ja millega nad samastuvad. Ja siis tuleb see sõltumatute loojate revolutsioon. Ja sa näed, kuidas see toimub laiemas plaanis, kus sõltumatud loojad muutuvad justkui peavoolumeedia kanaliteks ja peavoolumeedia kanalid püüavad loojad enda juurde tuua. Kuidas me teeme seda juudi meedias, eks? Kuidas me rakendame? Meie välja kujunenud brändide või isegi uuemate meediabrändide jõudu, austust, autoriteeti ja jätkusuutlikkust. Kuidas me ühendame need loojatega nii, et mõlemad grupid aitavad üksteist? Ja ma arvan, et riikliku ja kohaliku tasandi puhul, ma arvan, ja me püüame sellele palju aega pühendada, on see. Kuidas saaksime kasutada rohkem oma ressursse ja edusamme, et aidata leida viise kohaliku ajakirjanduse tõstmiseks ja selle jätkusuutlikumaks muutmiseks? Nii et ajalooliselt juba üle 100 aasta oleme saatnud suurepärast üleriigilist ja rahvusvahelist kajastust oma kohalikele partneritele. Millised on mudelid? Millised on mehhanismid, mille kaudu meie edukad üleriigilised väljaanded saaksid aidata? Ja ma ei tea, kas see tähendab, et liitume, pakume paremaid teenuseid või ühendame paremaid ressursse ja koolitusi nende kohalike ajalehtedega.
ma arvan, et see on midagi, mida me pole veel välja mõelnud ja peame välja mõtlema. Aga need ongi need 2 struktuurset asja, mida ma vaatan. Ja siis ka me kõik peame tehnoloogiaga kaasas käima, kasutama andmeid, tehisintellekti ja kõiki neid tööriistu, mis tulevad. Ja see on suur väljakutse isegi suurimatele juudi meediakanalitele ressursi vaatenurgast. See on tõesti suur väljakutse. Me ei ole tehnoloogiaettevõtted, eks. New York Times võib muutuda mängufirmaks, tead küll, inimesed naljatavad, et nüüd on see mängufirma, mis juhuslikult teeb uudiseid. Me ei saa seda teha. Meil ei ole selleks ressursse ega võimekust. Nii et me mõtleme, kuidas sammu pidada ja tehnoloogilisi uuendusi oma lugejate heaks rakendada. See ongi teine suur asi. Huvitavad ajad. Suur tänu, et leidsite meie jaoks aega. Avi Eden, Ameerika Juudi ajakirjandusühingu president ning 70 Faces meedia tegevjuht ja peatoimetaja. Me tõesti hindame seda, Avi. Aitäh, Mike. Mul on hea meel siin olla. Ja räägime teiega jälle järgmisel nädalal siin saates American View.